Järgmisena peakski Hendrik Relve tulema kõnepulti ja rääkima Maarjakase fenomenist kui sellisest ja Hendrik on, ma arvan, et kindlasti tunneb seda Maarjakaske võib-olla kõige pikemat aega kõigist siin saalis viibijatest ja seetõttu Hendrikul on üsna palju Maarjakasest rääkida, ka isiklikke kogemusi ja ma palungi, ole hea, tule. No, väga tore näha saalis huvilisi. Maarjakask, nagu minu jutu nimigi ütleb, on ikka fenomenaalne puu. Ja see, mida ma selle fenomeni all mõtlesin selles pealkirjas on see, et hästi võib öelda, et Maarjakase fenomen, Maarjakase mõistatus, Maarjakase saladus ja Maarjakase omapära. Ühesõnaga, Maarjakases on mingi saladus ja need, kes Maarjakasega pikemalt on tegelenud, teavad seda väga hästi, et kui sa hakkad sellega tegelema, siis sa enam sellest lahti ei saa, mida rohkem sa süvened sellesse, seda huvitavamaks ta muutub ja selles mõttes mina neelasin selle konksu tõesti alla juba üle 40 aastat tagasi. Ja see on ilmatu huvitav ja ma tahaksin oma jutus võib-olla rohkem rääkida sellest, ütleme, inimlikust poolest, just sellest Maarjakasest. Et no alustame kas või sellest, ütleme, teaduslikust poolest, et Maarjakask on selles mõttes küll mõistatus, et ka kõige parema tahtmise juures ei saa lihtsalt defineerida seda, millest üldse tekib see Maarjakase puit või siis nagu ilus sõna on puidu näsustumine, soome keeles on visaudumine, et kuidas see tekib, millest see alguse saab. Ja ütleme, kindel vastus on ainult see, et see on tõenäoliselt geneetiline mutatsioon, mis põhjustab siis puidu näsustumist või puidu muundusi ja sealt edasi midagi täpsemat öelda ei saa. Ja see on näiteks väga huvitav selles mõttes, et on tehtud ka teadlaste poolt igasuguseid katseid ja hüpoteese püstitatud. Ma olen näiteks lugenud ühe Läti teadlase uurimust, kus ta siis paljastas Maarjakase tekke põhjuse pikalt ja põhjalikult ja teaduslikult seletas, et selle põhjuseks on siis maa magnetkiirgus. Kõlab põnevat, aga tekitab ka teatud skepsist. Üks huvitav hüpotees oli ka Vene teadlastelt, et kui leotada harukase seemneid Maarjakase mahlas, siis sealt võib tekkida Maarjakaske. Jällegi väga põnev teooria, aga samas ei saa üldse kindel olla, et see on nüüd siis lahendus. Kindlasti ei ole. Ja mul endal on olnud au just hästi pikka aega Soome Maarjakase seltsi inimestega suhelda ja kahtlemata nende hulgas on parimaid Maarjakase tundjad, mitte ainult teadlastena, vaid ka praktikutena. Et siis, kui ma kuskil 90ndate alguses esimest korda Visaseura külalisena Soomes käisin ja siis rääkisin neid teooriaid, siis tollaegne Visaseura president küll nagu muigas selle peale, et lõbuks küll, aga saladust see ei lahenda ja ongi huvitav. Aga võib-olla just
mõni sõna ka sellest kõige väärikamast organisatsioonist, kes maarjakasega tegeleb. See on siis Visa Seura, mis loodi 1956. aastal. Mõtleme, arvutame siis kuskil üle 60 aasta on ta vana. Ja neil on ikka väga rikkalik pagas selles mõttes, et nad on tõesti esiteks teaduslik uurimine, teiseks kasvatamine, kolmandaks maarjakases puidust esemete valmistamine ja neljandaks ka turustamine. Kõik need sektorid on sellel suurte kogemustega organisatsioonil hästi kauaaegsed ja täna hommikul suure ämmiga ma unustasin küll panna endale maarjakasest mansettinööbid särgile ja võtta kaasa ka näiteks nimekaartide hoidja, mis on tehtud maarjakasest ja lipsunõel ja mis iganes. Et nad on väga kaua sellega tegelenud. Ja nüüd, mis see maarjakask ikkagi Eestimaal on, see on ka omaette huvitav teema. Et ma olen seda uurinud suure rõõmuga ja kaua. Ja jämedas joones on pilt selline, et maarjakaske nagu teaduslikult eristada ei osatud isegi veel enne teist maailmasõda. Nii et ma olen lugenud meie metsanduse isa Andres Mattiiseni artiklit parasmetsa kase kohta Saaremaal siis. Praegu me teame, et seal on maarjakased, aga tol ajal käisid siis Eesti parimad teadlased seda uurisid, mis nad uurisid. Lõpuks tegid järelduse, et see on 3 kaseliigi ristand. Kõlab väga põnevat, see on Eesti metsas on see artikkel ilmunud, aga ta oli ikkagi maarjakask. Ja teaduslikult esimest korda ikkagi 70. aastatel Eestis määrati esimesed maarjakased ja siin olid abiks lätlased, kes olid siis endale asja selgeks teinud enne ja siis Läti-Eesti teadlased käisid mööda Eestit ringi ja nagu kerge viipega leidsid neid 10 maarjakaski põhiliselt Lääne-Eestis saartel. Ja sellest ajast on ta siis niisugune selge teaduslik määratlus. Ja siis nüüd paralleelne teadus, mida on alati huvitanud see, et on olemas siis niisugune akadeemiline teadus ja akadeemiline dendroloogia, aga selle kõrval on palju iidsemana olnud Eestis ja kogu maailmas selline rahvapärane dendroloogia. Ja ka Eestis on maarjakaske tuntud ikka väga ammustest aegadest lihtsalt puhtpraktiliselt ja lihtsalt kasutamise pärast, sest ta on nii omapärase puiduga, nagu siin Ivar rääkis. Ja sellest on tehtud kõige erinevamaid asju, nii et inimesed tundsid seda näiteks erinevates Eesti osades eri nime all. Haanjamaal näiteks Maarja Kõio oli üks nimi, aga neid oli veel palju, siis Saaremaal näiteks Maadre kask, Hiiumaal Kirikask. Aga tol ajal, kui te kujutate ette, kuidas inimesed elasid, nad ei liikunud mööda Eestit edasi-tagasi, nad elasid oma kodupaigas sünnist surmani. Ja sel ajal ei olnud nagu omavahel kokkupuudet ja ei olnud ka põhjust anda üle-eestiliselt sellele puule mingi ühtne nimi. Ja nii on see ikka olnud, kui me võtame näiteks vilpaste Eesti rahvapärased taimenimed, siis seal kase nimetustest nii on tohutult palju seal on tegelikult kõik need maarjakase maakondlikud nimed on seal sees, aga Gustav Vilpaste ei suutnud neid välja sõeluda nende teiste kasenimetuste hulgast. Ja põnev on ka mõelda selle peale, et ega sellel rahvapärasel dendroloogial ja puu tundmisel ei olnudki sellist klassifikatsiooni, nagu on meil praegu siis nagu botaanikas ja
ja tetraloogias ja seesama, mida Ivar siin mainis, et need samad piibud, Haan ja piibumeistrite tehtud piibud, et need olid hoopis tehtud pahast näiteks ja ma arvan, et ka mujal Eestis see käsitöömeister, kes nüüd kasest midagi tegi, ta kaseta tundis ära, see on selge, aga nüüd sealt edasi, et kas see nüüd kasepahk või on see paksendus Maarja kasel, et selle vahe tegemine, et tema jaoks ei olnud tegelikult oluline, vaid tema vaatas, et väga ilus kiri on sellel puul ja ma teen sellest ilusa asja ja siis tegigi. Et selles mõttes rahvapärasel klassifikatsioonil ei olnudki seda vajadust teha vahet, ütleme siis Maarja kasepuidul ja kasepahal. Ja teistpidi on jälle huvitav mõelda, et see tundmine oli ikka tohutult hea ja näidiseks selle kohta on see, kuidas ma Hiiumaal kuskil 80. aastate alguses olin Pärkma külas ja seal oli üks tuntud pillimeister Johannes Sooster ja ma küsisin tema käest, et kas siin kandis võib olla kirikaske ja ta natuke mõtles, et vaat seal saeniidis, seal on, see oli siis Pärkma külje all on ka praegu selline puisniit, saeniit, see on ilus sõna, eks ole, saagimine ja niitmine, see ongi puisniidu tunnus, kus kasutatakse nii puitu kui seda niidetakse ja siis ma läksin otsima ja kulus umbes 2 tundi ja esimene Maarja kask oli käes, kasvas lageda peal, ta oli 2-haruline, siis võib-olla see lüüra variant, mõõtsin ära tüve ümber, mõlemad tüvel 50 sentimeetrit, kõrgus 7 meetrit, väga uhked puud ja nii see oligi, et ühesõnaga inimesed teadsid endast mõistetavalt, sellest palju pole põhjust rääkidagi, aga nad tundsid suurepäraselt ja sellel lool on muide väga huvitav point, et see oli 2 aastat hiljem, läksin seda Maarja kaske vaatama ja üks haru oli läinud, teine oli alles. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et see oli ilus variant, sest mõtleme 80-ndad, sel ajal ei olnud meil veel kapitalismi, ei olnud seda, et näiteks Maarja kask raiutakse võõrat maad ja siis müüakse kellelegi kalli raha eest maha. Seal oli ainult üks variant, selles samas külas pidi olema üks meister, kes Maarja kaske tundis ja oskas sellest midagi teha. Ja see oli see väga ilus asi, mida Eestis ilmselt sajandeid on kogu aeg Maarja kasega tehtud. Teda on tuntud sellepärast, et temast saab teha toredaid asju. Aga kui nüüd mõelda selle Maarja kase edaspidise loo peale siin Eestis, siis hea küll, 70-ndatel suudeti need esimesed Maarja kased Eestis määrata. Pärast seda minu arusaamist mööda läks asi umbes seda rada, et Paul Ott ja teised olid põhiliselt huvitatud sellest just nimelt selle Maarja kase omapärast ja nii-öelda eripärast tema väga suurest erinevusest kõikidest teistest kaskedest ja selle tõttu vaadati seda rohkem nagu teaduslikult ja võeti isegi Maarja kaski looduskaitse alla neid üksikuid Maarja kaske, mida siis leiti ja siis kuskil ütleme 90-ndatel algas täiesti uus ajastu, see oli siis ühest küljest tehti põhjalikumaid uurimusi ja leiti lausa Maarja kase puistuid Lääne-Eestis ja saartel, mõned pool väikseid ja teisest küljest oli meie ühiskond muutunud sotsialistlikust kapitalistlikuks
ja kui me käisime Soome Maarjakase seltsiga 90. aastate teisel poolel Saaremaal, siis oli just see, ütleme, kauboikapitalism täies uhkuses seal näha halvas mõttes. Näiteks me leidsime maarjakaski, mis kasvasid ja nad olid kõndistatud või siis olid näiteks niisugused kased, mis kasvasid kuskil paemaal, paesel maal, nad olid hästi korbastunud ja seal oli siis mootorsaega sälgatud sälk sisse, et vaadata, et kas see on maarjakask või ei ole, ilmselt ei olnud, seda jäeti maha võtmata. Ja üks Soome Maarjakase seltsi liige, kes just nimelt tegeles turundusega, rääkis siis omavahel, et temal on Saaremaaga niisugune kokkulepe, et sealt üks mees toob igas kuus Soome ühe autokoorma maarjakaski. Nii ta rääkis, et see oli see aeg ja see, kui salapärane ta ikkagi on maarjakask, oli see, et me käisime Tornimäel ja seal ühe eraomaniku maal kasvas just see loimuvisa ehk siis see ribikask, terve puistu, puud olid umbes 60-aastased, kõrged ja väga uhked, soomlased vaatasid, silmad suured. Üks hakkas kohe ära hindama niimoodi markades, et see puu maksab 700 marka, see maksab 500 marka ja see oli kõik nii kummaline ja ma ei tea, mis sellest puistust sai, ma kahtlustan, et neil aegadel ta ükskord ära läks. Aga need ajad läksid mööda ja nüüd siis on Eestis meil Maarjakase selts aastast 2000, kui ma õieti mäletan, siis mulle väga meeldis, et Maarjakase selts, mis ta on selle asutajaliige, kui ma õieti mäletan. Et siis oli niimoodi, et siis Maarjakase selts hakkas just tegelema kõigepealt selle Maarjakase kasvatamisega. Ja selles mõttes on see väga tore, et Maarjakase selts on nüüd tegutsenud, väga palju Maarjakase istandusi on Eestisse rajatud, kaasa arvatud see väidetavalt maailma suurim Maarjakase istandus, mis on just Eestis. Ja Soome on ju selle võrra vanem see Maarjakase selts, et nemad on tegelenud juba siis valmis puude nagu kasutamisega ja turundusega, et Eestis on see aeg just tulemas ja see on väga tore, et meil on just see faas, kus me ei tegele röövellikuga sellega nagu 90-ndatel, vaid kasvatame seda ja esimesed tulemused hakkavad täiesti juba küpseks saama ja ma arvan, et ka see tänane konverents ja see postmark on pühendatud ikka sellele samale, et tundkem Maarjakaske ja pidage endast lugu. Aitäh teile!